Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 17 juuni on käes ja kell on saanud 11 isegi natukene peale, mis tähendab, et digitunni saade on eetris ja täna saatejuhid Gregor Sibold ja Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee. Ning tänased suvised teemad, ütleme kohe, väga vaikne uudiste aeg on, aga on tulnud avalikkuse ette järjekordsed lekked uuest iPhone'ist ja uuest Google Pixelist ja seal on üht-teist huvitavat, millele tasub tähelepanu pöörata. Ja üht-teist huvitavat toimub ka Huawei'ga ning volditavate telefonidega ja üleüldse Huawei'ga seoses ka USA keeluga, nii et sellele me vaatame ka peale ning muid väikseid uudiseid eelmisest nädalast on veel ja saate teise poole pühendame virtuaalreaalsusele ja liitreaalsusele. Meil on külas Rein Sobel, kes igapäevaselt nende küsimustega tegeleb, töötab virtuaalreaalsuse režissöörina, mida iganes see tähendab, me laseme tal sellest rääkida ja küsime, et kas VR ja AR on teinud või tegemas kohe mingisugust suurt hüpet, et ka tavaline kasutaja, tavaline tehnoloogiasõber peaks nendele teemadele tähelepanu pöörama. Digitund. No nii, hakkame saatega peale ja enne nädal siis tõi paar huvitavat leket, et uued iPhone'id, korpuse joonised ja nende põhjal siis fännide poolt tehtud sellised 3D-pildid, et milline sügisel ilmuv uus iPhone välja peaks nägema. Need on ikka vaikselt nagu tulnud avalikus, et eelmisel nädalal siis hakkas tekkima ka Pixel 4 Google'i telefon ja mis oli huvitav nende juures oli see, et alguses ei suudetud üldse uskuda, et see Google Pixeli nii-öelda lekkinud pilt on päriselt ikkagi Pixeli pilt, sest ta näeb praktiliselt identne välja uue iPhone'iga. Ja hetkel see uus iPhone, mis nagu tulema peaks, näeb välja selline nagu oleks värskelt joonistatud, et tundub, et keegi ei ole veel kustukummiga juurde jõudnud ja ülejäänud jooni maha tõmmanud, mis seal olema ei peaks, ehk siis see üldjoontes näeb nagu iPhone ikka välja, aga siis see ümber keerad, siis taga on selline suur klots, kus sees on 3 väga suurt kaamerat ja ulatub korpusest välja ja põhimõtteliselt kõik need asjad, mis inimesed vahepeal on kurtnud, et iPhone'ide juures on halb, et seal on mingisugune väike kaamera muhk, mis on nüüd veelgi suuremaks muutunud. See on ikka päris suur ja see kaamera muhk ongi, see ei ole enam mitte muhk, on ju, vaid nii iPhone'il kui Pixelil on sellest saanud selline, ma ei tea, postmargi suurune 4-nurkne latakas telefoni taga, mis on tõesti väga suur. Nojah, isesin see, kas see päriselt niimoodi tuleb, ilmselt see hetkel lekkis, seda ilmselt veel natukene tugitakse. Kahtlustan, et tuleb, muide. Samas hetkel on veel piisavalt kaua aega, et siin võivad veel veidikene asjad muutuda. Aga kui ta sellisena tuleb, siis ilmselt nalju saab jälle kõvasti kuulda. Esimesed reaktsioonid on, et on väga kole. Aga see on päriselt niimoodi vaadates, see on väga kole seal taga. Puht objektiivselt vaadates eelmised iPhone'id on ilmselt ilusamad olnud. Selja tagant. No just täpselt. Seda me veel päris täpselt ei tea, milline ta eest on, kas tal on kulm või tal ei ole kulm. Äkki seekord on nüüd juba lahti saadud. Teevad juba selle ekraanitaguse selfie-kaamera, mida hinnlased siin näitasid nädal või paar tagasi. No just täpselt, et võiksime nagu teoorias juba tulla küll midagi sellist, aga disaini osas ilmselt on veel veidikene tööd teha. Ja Pixeli puhul on huvitav, et kui iPhone'il oli selle postmargi suuruse lataka sees oli 3 kaamerat, kui ma õigesti mäletan, siis Pixelil on 2. Aga see on väga tähelepanuväärne, sellepärast et Google on olnud kogu aeg see firma, kes on öelnud, et nemad ei lähe kaasa selle trendiga, et telefoni sisse tuleks panna mitu kaamerat, sellepärast et neil on nii hea tehisintellekt, masinõppe, tarkvara, algoritm, mis iganes, et neile piisab ühest kaamerast ja kui sa näiteks tahad pildistada portreed, siis sa võid võtta selle Google'i telefoni, teha portree ja ta teeb tarkvaras, udustab su tausta ilusti ära, mida väga hästi ka praegused telefonid ju teevad. Jah, ma puhtreaalselt tegelikult arvan, et seal võib olla mingil määral olnud see taga, et nad ei ole lihtsalt suutnud ehitada ennast rahuldavat tarkvara, mis suudaks 2 kaameraga teha midagi oluliselt paremini, kui nad hetkel teevad juba 1 kaameraga. Ilmselt nüüd on siin mitu aastat on selle kallal töötanud, saanud mingisuguse uue koodijupi valmis, mis suudab 2 kaamerat panna nagu ka 2 korda paremini tööle, sellepärast, et kui neil 1 kaamera on niigi hea, no siis hüppe peab ikka väga metsikselt olema, mis seal 2 kaameraga tuleb, et inimesed nagu päriselt maksaksid selle eest. Pluss, et siis põhjendus, eks ole, et miks sellest oma pikast loogikast lahti öelda, et meil on 1 kaamera, sellepärast, et asjad näevad niimoodi palju paremad välja ja meil ei ole seda latakat, et kui nad nüüd panevad 2, siis seal peab olema mingi hea põhjus. Me võime loota, et nad teevad mingi suure läbimurde, ma ei tea täpselt, mis see olla võiks.
panevad veel rohkem megapiksleid. ei, ma ei tea, aga äkki neil on õnnestunud siis ikkagi oma need algoritmasinõppe asjad, AI-d panna koos selle teise kaameraga veel kuidagi täiesti revolutsiooniliselt tööle. Seal on mingi tore mis on see hetkel, mis sa veel tunned telefonikaameras puudust, mida sa tahaksid, et seal veel oleks? Ega ma väga täpselt ei oska sulle öelda, et mõned asjad, eks ole, on 2 kaameraga lainurka saab juba teha, aga ütleme, see väga kaugele zoomimise võimalus, seda on ju nüüd ka näidanud viimased telefoni. Seda Huawei on näidanud, Samsung on näidanud, Huawei vist viimasel eriti hästi. Aga okei, ongi see, kui see zoomid, ma ei tea, 50 või 500 kordselt nagu lähedale kuskile, ega see pildi kvaliteet on lõpuks nii jube, et sellega nagu väga miskit pihta hakata. No vot, aga äkki on seal Google'il ruumi algoritmidega midagi teha, et ma teen oma telefoni ma kahtlen, on suutnud panna nagu sellise profikaamera poolemeetrise objektiivi lükata nagu kokku. Juba tuleb. See oleks ju väga suur asi. No siis ma arvan, et Google võib telefonifirma kinni panna kaamerafirmaks hakata, sellepärast et ma arvan, et need ostetakse neilt nagu sekundiga kõik ära. Vaata, nüüd me olemegi rääkinud juba jupp aega Pixel 4-st ja mis on veel huvitav, mida seal telefoni tagaküljel ei ole, Google'i telefoni tagaküljel on sõrmejäljelugeja. Ehk siis ekraani alla kolinud ilmselt. Kas on ekraani alla kolinud või nad teevad näotuvastust nii nagu Apple teeb? Et aga tundub, et sõrme... Nad teevad mõlemad pigem ikka. Igaks juhuks või? No igaks juhuks, jah. Muidu nägi süüdistatakse, et on Apple'i kopeerimine, et sest Apple ei tee mõlemat, Apple teeb ju uutel telefonidel ikkagi ainult näotuvastust. Samas on räägitud, et nad peaksid ikkagi hakkama mingi hetk mõlemad tegema. Aga miks? Nemad peaksid ka ikkagi tooma oma selle ekraanialuse sõrmejälje lugeja. Ma ei oska sulle öelda, miks. Ilmselt selle jaoks on mingisugune hea põhjus. Sest mõned inimesed tahavad. No aga seal, ütleme, need tehnoloogiad on nagu väga hästi edasi eranenud, et ma meenutan, et meie kolleeg Martin Mets testis seda uut OnePlusi, kus on siis ekraanialune sõrmejälje lugeja, ja ta ütles, et see töötab ülikiiresti ja praktiliselt veatult, et väga hästi on see tehnoloogia tööle saadud. No mina kasutan igapäevaselt telefoni, kus on ekraanialune sõrmejälje lugeja, ma ütlen, ega mulle ei meeldi see nii väga. Ma pigem eelistan, et mul on kas taga või külje peal on nagu reaalne nupp, sellepärast esiteks seda on väga keeruline kohati üles leida seda õiget kohta nagu ilma vaatamata, et kuhu sa nüüd oma näpu panema pead, et sa avada. Ja teiselt poolt ma ei otsest vajadust enese on väga lahe kimmik, ma nagu väga tahtsin telefoni koos sellega, aga nüüd kui ma olen seda kasutanud pool aastakest, ega ma ei tunne, et mul nagu elukvaliteet oluliselt paranenud oleks tänu sellele. Jah, mulle tundub, et see, ütleme, kaameratega mängimine ongi vist hetkel veel nagu viimaseks asjaks jäänud, kus sa telefoni riistvarast saad midagi põhimõttelist teha. Et seal ei ole enam eriti palju selliseid lahendamist vajavaid probleeme jäänud. Üks on, akutehnoloogia on see, mis vajab veel parandamist. See on nagu asi, mida kui keegi suudab lahti murda, siis ilmselt ta saab väga suureks telefoni. Ehk et akud peaksid kauem vastu. No just täpselt, et mul ei oleks mitte päevane aku, vaid mul oleks nädalane, 2-nädalane aku. Jah, aga see nõuab mingit täiesti teist tüüpi läbimurret. Sellist tehnoloogiat nagu laiatarbes veel nagu väga saadaval ei ole. Jah, aga et nii kaua nad tõenäoliselt pressiteadet, selleks, et pressiteate oleks võimalik pealkiri panna, nad neid kaameraid sinna panevad ja ma tahaks küll näha kuskilt mingid numbreid, et kui paljud inimesed reaalselt kasutavad näiteks oma praegustestki telefonides neid portreefotorežiime. Ma olen paar korda proovinud, kuidas töötab ja ülejäänud aja praktiliselt ei kasuta. Mina olen kasutanud just eriti näiteks, kui mul ongi vaja ala telefonist pilti teha, mingist teisest telefonist oma telefoniga pilti teha, siis töötab väga hästi, aga muus osas ma regularselt võtan oma sõpru sai pildista nii, et ole nüüd paigal, liigu sinna, ma teen sust portree. Telefon kiirelt taskust välja, kiire pilt, telefon taskusse tagasi ja ülejäänud eluga edasi, et ei ole aega nagu timmida sätte seal. Jah, et ma arvan, et see ei ole miski, mida inimesed kannatamatult nüüd ootavad, et nad saaksid veel rohkem mingisuguseid profi moodi portreesid teha, pärast on terve internet neid täis. Ja siis need on lihtsalt tavalised ja igavad. Aga olgu, ja me siis vaatame, sügisel iPhone tuleb kõigepealt, Pixel tuleb sinna järele ja nagu ikka, siis iPhone'i ostavad kõik ja seda Pixelit tõenäoliselt ei osta mitte keegi. Jah, iPhone'i peaks tulema 3 tükki vist nagu ikka ja isegi XR peaks saama järje loodetavasti, kui inimestele see tundub, et on peale läinud, aga eks näeme, mis nad sellega suudavad lõpuks ära teha. No, ma loodan, et nad teevad oma telefonid kergemaks, ma igas saates kasutan võimalust seda öelda, aga kuskil 190 grammi telefoni jaoks on, minu valuläve see ületab. Aga me teeme siit pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja kui me eelmises osas natukene juba Huawei teemat puudutasime, siis vaatame, mis toimub Huawei maailmas ja puudutasime ka seda küsimust, et mis siis telefonide juures veel ikkagi riistvaras on võimalik teha, mis inimesi kuidagi elevile ajaks ja no üks asi on see volditav ekraan, eks ole. Jah, inimese ajab elevile, aga tundub, et telefonifirmad ise on nagu rohkem raskustes sellega, sellepärast, et Samsung pidi enda edasi lükkama või
tagasi kutsuma sisuliselt. Sisuliselt anti ajakirjanikele kätte, ajakirjanikud leidsid, et see läheb kohe katki. Ja siis tuli kiiresti ära korjata nende käest ja nüüd tundub, et sama rada minevad kui Huawei, aga lubaduste kohaselt mitte sellepärast, et nad USA-ga kaklevad, vaid sellepärast, et ikka tark õpib teiste vigadest, et nad vaatasid, et Samsungi telefonidega läksid asjad veidikene halvasti ja nad otsustasid, et nad ikkagi peavad enda telefoni ikka veel täpsemalt üle kontrollima, et nad uuesti samasse auku ei lendaks, sest neil vist probleeme on hetkel piisavalt ja neil ei ole ühte vaja, millega juurde tegeleda. Jaa, Huawei pidi selle tooma ju millalgi suvel välja ja nüüd siis on öeldud uus tähtaeg on vist september, et kui see peaks tulema välja, aga ja viimasel üritustel nad pole kellelegi lubanud neid oma kätega katsuda. Minu teada nagu väga üksikud ajakirjanikud on vist saanud nagu päriselt oma käega puudutada ja vaadata, kuidas on. Et on silme eest näidatud, kuidas keegi teine seda avab ja kokku paneb, aga nagu keegi oma käega ei ole saanud sellega midagi teha, et on alati klaaskarbis, kõik siis on miljoni inimestel ümber teevad pilti sellest, aga katsumisest võib vaid unistada. No seal see probleem lühidalt öeldes on see, et tehnoloogia, volditava ekraani tehnoloogia töötab, isegi tarkvara suhteliselt hästi töötab, see on kihvt, kui sa teed telefoni voldid lahti ja järsku on sul sisuliselt selline mini iPad, mille sa võtad põuetaskust välja, see kõik on fantastiline, aga probleem on selles, et klaasi ei saa voltida. Ei ole olemas volditavat klaasi, on olemas volditav plastmass ja kui sa täna ostad endale telefoni, siis ma arvan 99,9% sul on seal kas Gorilla klaas või mingisugune muu tugevdatud klaas, mis kriimustustele peab võrreldes plastmassiga väga hästi vastu. Ja nüüd nende volditavate telefonide ekraanid tuleb teha plastmassist, sest volditavat klaasi ei ole. Ja kui Samsungil oli see niimoodi, et see osa, mis sa voltisid, jäi nagu telefoni sisse, sa panid telefoni kinni põhimõtteliselt nagu raamatu, siis Huawei disainid olid ju vastupidised. Sa voltisid selle raamatu nagu üle oma selja tagasi, ehk telefoni nii-öelda suletud asendis, telefoni ümber siis oli see painduv ekraan, mis nägi väga kihvt välja. Aga ma arvan, et nad avastasid, et see plastmass, kui Samsungi puhul oli juba probleemiks see, et sa paned telefoni kinni ja ikka mingisugune liivatera sai sinna vahele ja kriimustas selle ära, siis kujuta ette, milline õudus võib Huaweil olla sellega, et sul on see õrn plastmassist ekraan on põhimõtteliselt kogu aeg avatud, kogu väliskeskkonnale. No pluss lisaks sellele, et ekraanitehnoloogia ei tööta ka kasutajad väga hästi, sellepärast et Samsungile sai ju lõpuks saatuslikuks see, et inimesed hakkasid ekraani ära nokkima küljest. Nemad arvasid, et nemad võtavad mingit ekraanikaitse küljest. Seal oli mingi kaitsekile peale pandud, jah? Mis tegelikult pidi selle kriimustustest kaitsema, aga inimesed nokkisid ära ja siis ekraan ära kaduski neil vaikselt. Ja Huaweist veel rääkides, siis täna hommikul tuli uudis, et nad valmistuvad selleks, et nende rahvusvaheline telefonimüük kukub 40-60%. See on ikka väga metsik kukkumine. See on väga metsik kukkumine. Aga samas teiselt poolt nad üritavad Hiinas, mis oli 50% turuosa haarata endale. Nad üritavad siis tasandada seda müüki natukene Hiinas, kus neil nii palju neid selliseid probleeme ei ole. Aga isegi räägitakse siin, et nad vist kavatsevad Honor 20 võib-olla üldse Euroopa turul mitte müüa või vaadata, et kuidas see minema hakkab, et nad peaks tooma selle näiteks Suurbritannias ja Prantsusmaal nüüd kohe 21. juunil müügile ja selle järgi, et kuidas see Honor 20 seal riikides müüma hakkab, otsustatakse, mis temaga üldse teha. Mina lugesin sealt isegi välja selles, et kui nad vaatavad, et ikkagi Suurbritannias ka just eriti hästi müü, nad tõmbavad sellega sealt turult kogu hurraaga välja. Jah, võivad tõmmata igat poolt. Aga ma ei saa sellest loogikast väga hästi aru, kui sa oled juba raha kulutanud, et see sinna viia, turundada, müüjate lõpetada, mis telefon see on ja mis selle kohta rääkida tuleb, siis mis kasu annab, kui sa selle nagu juba müügis oleva telefoni ära tõmbad turult. No siis vähemasti sa ei pea kogu aeg vastama ajakirjanike päringutele, et müüb ju kehvasti on ju. Sul on muid telefone ka. Jaa, aga võib-olla nad tõmbavad kõik tagasi, aga ma ei tea. Selles mõttes, et kas täna keegi läheb ostma Huawei telefoni? Miks peaks? No ta on ju, mis ta on Eesti hetkel teine kõige müüdum bränd? No oli, ma ei tea, meil viimased numbrid ei ole näinud. Viimased numbrid pole veel näidatud, jah. Aga ma julgeksin veidike neelda, et ikka minnakse mingil määral vähemalt. No võib-olla täna saab teha selliseid nagu börsimängurluse otsuseid, et kui sa usud, et Huaweiga, et Donald Trump võtab Huawei sealt nimekirjast välja ja nendega saab lähemate kuude jooksul kõik korda, siis tasub minna osta kasutatud Huawei telefone, sest nende hinnad on metsikult kukkunud. Aga reaalsus on nüüd tegelikult see, et ükski kaubandussõda ei kesta igavesti ja ilmselt kui see kaubandussõda lõpeb, siis asjad ka mingil määral taastuvad, nad ilmselt võtavad veidikene aega, et Huawei suudaks jälle nagu inimestele nagu usaldusväärsena tunduda, aga ma arvan, et kui see nagu mööda saab, siis kõik muutub jälle nagu tavapärasemaks. No võt näed, sina võid minna panna... Samas ma ei ole väliskaubandusekspert, nii et mis ma sa võid minna panna oma isiklikud mõned tuhanded eurod, ostad eBayst kasutatud Huawei'sid kokku, ootad seda hetke, kui kõik normaliseerub, telefoni hind läheb üles tagasi, müüd kasuga maha. Selline spekuleerimismoment tekib. Aga hindadest rääkides, siis eelmisel nädalal meie toimetajad avastasid, et PlayStation
mis selle nimi on, PlayStation Classic minikonsooli hind on Eestis langenud 30 euro peale ja ta tuli vist 110-ga tuli müüki, ehk ja see ei olnud ju ammu, kui ta tuli müüki, see oli mõned kuud tagasi. Ta tuli mõned kuud tagasi, aga samas ta sai ka väga hoogsalt peksa minu meelest absoluutselt igal pool. Inimestele ei meeldi ta lihtsalt, see tundus, et see on põhimõtteliselt on nagu mälukaart pandud suure kasti sisse. See on nüüd siis see trend, kus praktiliselt kõik konsoolitootjad on toonud või toomas välja uusi, täpselt sama disainiga klassikalisi konsoole, nagu 90-ndatel ja võib-olla 80-ndatel olid, aga lihtsalt väga palju väiksemas korpuses ja väga palju odavama hinna eest. Need klassikalised mängud on seal sees. Nintendo tegi seda, nüüd Sony tegi seda, Sega toob kohe, ma ei tea, lähemal ajal, lähemate kuude jooksul toob oma versiooni müügile, et kes tahab sellist odavat reisi tagasi lapsepõlve, et see võib minna 30 eurot maksta, saab Sony PlayStation Classicusse mängida PlayStation 1 mänge, aga ma ei ole eriti kindel, et need on väärt mängimist. Need ega vist ei olegi, sest ma olen aru saanud, et need puldid, mis sellega kaasa tulevad, ei ole just maailma kõige mõnusamad, see konsool ise ei ole nagu maailma kõige nutikam ja noh, seal on 20 mängu on peale pandud, näiteks nagu Final Fantasy 7, Tekken 3 ja Wild Arms, aga ikkagi 20 mängu on üsnagi piiratud valik, kui sa ma ei tea, kas sa saad sealt kuidagi neid juurde veel hankida mingil hetkel või? Ja ma ei ole ka kursis, aga ma arvan, et lihtsalt üldiselt Nintendo vananeb paremini kui näiteks PlayStation. Nintendo see Mario mulle tundub palju loogilisem osta lihtsalt üks Wii endale kuskilt kasutatuna ja mängida sellega. Jah, et variante on, jah. Aga muidugi nostalgia, eks see on natuke selline kamašokolaadi moodi toode, et nostalgia pealt saab teenida küll ja mõned inimesed kindlasti on väga rahul sellega. On veel tehnoloogia uudisid vaadata. Bolt jõudis Londonisse tagasi, ehk siis tuleb öelda sulgudes alati Taxify. Jah, visati välja sealt suure hurraaga ju pärast paar päeva tegutsemist mõned aastad tagasi, mis oli 1,5 aastat, paar aastat tagasi, ja nii kaua on tööd tehtud, üritatud Londoniga läbirääkimisi pidada, et oleks võimalik ikkagi äri nüüd uuesti alustada seal, hakata Uberile konkurentsi pakkuma, aega võttis, aga tundus, et lõpuks asja sai. Et nüüd siin möödunud nädalal anti teada, et nad on tagasi suure hurraaga, pakuvad teenust kõikidele, ja tundub, et äkki asjad võivad paremuse poole minna, siiamaani pole uuesti välja visatud. See Londonis on üks huvitav detail on selle uudise juures, et Londonis käivitus siis Bolt koos äpisisese paanikanupuga. Ma ei ole sellist asja näinud. See paanikanupp on neil minu olnud ka Aafrikas. Võib-olla. Ma ei ole Aafrikas käinud, aga nupu vajutamine siis loob ühenduse politseiga ja saadab sõnumi ööpäevaringselt töötavale klienditoe üksusele ja see peaks toimima mõlema nii juhi kui reisija jaoks. Ehk see on, ma saan aru, Londoni linnavalitsuse nõue, et selline asi peab olema ja võiks siis aidata ära hoida seda, et kas juht on pätt või juhi autosse satub mõni reisija, kes käitub ebameeldivad. Iseenesest minu meelest väga kihvt väike selline asi. See võiks igal pool olla. See võiks olla jah, sest kes teab, millal seda vaja võib minna. Siin on igasuguseid hirmulugusi mingi hetkes läbi, kas oli kuskil Aafrikas keegi oli vist läinud laiba sealt oma Taxify tagaismalt. Lõpuks vist keegi jõudnud järeldusele, kas oli päriselt laip või oli riiete kott lihtsalt, aga tundub, et inimestel nagu hirmu ikka on vahepeal tekkinud küll, nii et see paanikanupp või ennast väga ära tasuda mingi hetk. Ma see saate lõppu jätan ühe väikese uudise, nimelt maailma esimene puutetundlike, väidetavalt siis maailma esimene puutetundlike klahvidega klaviatuur on väljas. Üks kolleeg käis seda Valgevenes vaatama. See tundub väga huvitav, kui juba klaviatuuri jaoks tehakse pressireis, mis yeah. Nii erilist see on selline, et on täpselt nagu tavaline klaviatuur, seal on klahvid, füüsilised klahvid, eks ole, aga need klahvid on pealt puutetundlikud, nii et kui sa libistad sealt oma sõrmi üle, nii nagu sa näiteks sülearvutil üle puuteplaadi libistad, siis pilt näiteks kerib või sa saad kerida veebilehti üles. Kas selle jaoks hiirt ei ole juba või? Sul on selle jaoks hiir, aga nüüd sa võid osta ka sellise klaviatuuri umbes 100 euro eest. Ma ei tea, miks see kasulik on, aga ma arvan, et see on üks selline toode, et saab teha. Seetõttu me tegime. No tundub nii. Ühesõnaga, digitunni esimene pool on läbi, lähme väiksele pausile ja siis räägime edasi virtuaalreaalsusest ja eliitreaalsusest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni saade läheb nüüd edasi ja meil on külaline, kelleks on virtuaalreaalsuse režissöör Rein Sobel. Tere, Rein! Tere, Henrik! Me räägime täna
katsuks selgeks saada selle, et mis seal virtuaalreaalsuse ja siis AR ehk mis eesti keeles on, liitreaalsus või? Liitreaalsuse maailmas toimub ja kas lõpuks ometi on siis kätte jõudmas kaua oodatud aeg, kui me saame sellise täiesti uue tehnoloogilise läbimurde ja iga inimene hakkab siis selle kiivriga kuskil ringi käima või kodus vehkima. Ja ma võtaks meie tänase jutu alguspunktiks oma isikliku sisseostu, millest sina oled süüdi, Rein. Sa tulid üks päev Geeniuse toimetusse ja sul oli kaasas Oculus Questi nimeline virtuaalreaalsuse peakomplekt, mis on uus asi, eks ole, see on mingis mõttes nagu läbimurdeline toode. Ta on tõesti läbimurre, et mis, ma ei tea, kuidas sinu kogemused sellega need olnud on. Väga head, väga kiftid. Aga mina ootasin temast võib-olla vähemalt isegi, et arvestades, et tegu on niisuguse mobiilsel kiibistikul töötava kaasaskantava seadmega, mis siis nüüd esimest korda nagu on selline kaasaskantav seade, kuhu pole vaja arvutit ega telefoni ja ta nagu näeb siis ruumiliselt, et sa saad sellega kas siis toas või aasal või parklas ringi hüpata ja pultidega vehkida igas suunas, et ja tal ei ole isegi elektrit vaja, tal on aku, eks ole, mis kestab vist mingi paar tundi, ma arvan. No võib-olla intensiivse kasutusega isegi veidi vähem kui 2, aga ikka mingi aga põhimõtteliselt on, ma saan aru, tegemist siis esimese sellise seadmega, mis ei vaja tööks mitte mingeid arvuteid, juhtmeid, mitte midagi, paned pähe, vajutad nuppu, töötab. Mitte päris, tegelikult Vive Focus oli ka enne, aga Vive Focusel ei ole välja tulnud need puldid, mida saaks ruumis. Käsi ei ole. Jah, ja Vive Focus on ka hea näide selle kohta, et nagu ainult riistvarast ei piisa, et kõik, mis seal ümber käib, need Oculus eksklusiivsisu, mis sinna peale on tehtud, et sul on midagi teha ka selle seadmega. Pluss Vive Focus on hirmus kallis, ta on jõhkralt kallis, ta on mingi 700 eurot vist. Aga mida selle seadmega siis nagu päriselt teha saab, sellepärast et kui siin mõnda aega tagasi juhtusin ise mõnda VR peakomplekti proovimas, seal tundusid peamiselt olevat mingisugused Ameerika mäed, kus sa said üles alla sõita, mõned üksikud lühikesed mängud, kus sa said kasti tulistada, aga midagi sellist nagu täispikka või millega ma nüüd 60 tundi istun ja mängin veel ei olnud, kas midagi sellist on ka lõpuks jõudmas virtuaalreaalsusesse? No Beat Saber tundub olevat üks selline killer-äpp, mis kui sa räägid kastile tulistamisest, siis see on palju ägedam, sa lööd mõõgaga kaste. Ja minu jaoks oli ka, ma olen täitsa nõus, et kõikidest nendest, mis ma seal proovisin, see Beat Saber oli kaugelt kõige lähedam ja kõige lahedam ja hästi palju ikka annab just juurde see, et sul on käed. See esimene demo, mida nad teevad, kui sa selle kosti ostad või paned tööle, siis see esimene demo on selline, et võta nüüd puldid kätte ja siis sa saad vaadata selles virtuaalruumis oma käsi, liigutad täpselt nagu põhimõtteliselt nagu laps vaatab, et mul on käed, ma saan neid liigutada ja siis seal on mingid virtuaalsed asju haarata ja ma saan, ma ei tea, rakulkat või vibu tulistada või ma saan haarata minu ees laual oleva virtuaalse, ma ei tea, püstoli ja märki lasta või see on nii suur asi, et mulle tundub, et me virtuaalreaalsuses nagu lahendame seda, ütleme, et kui mõned õnnetud puuetega inimesed, et nemad kogevad seda nagu vastupidi, eks ole, et neil võetakse midagi ära või et neil on mingi funktsioon kehast puudu, siis virtuaalreaalsuses me oleme seda sama teed tegemas nagu teistpidi, et alguses saime silmad, nüüd oleme saanud käed, eks ole, ja liigutamisvõimaluse, et siis edasi on nagu lõhn ja siis selline sõrmeotsa tunne on veel nagu puudu, on ju, ja ringi liikumine, aga et juppaaval tundub, et ta sinnapoole nagu läheb. Ja muidugi iga uue asjaga, mida sulle tehnoloogia pakub, on see, et sa tunned, et jälle midagi on puudu. Et see ongi see, et sul on käed, aga see on see, aga ma haaran seda asja, ma ei tunne seda oma pihus. Või siis see, et ma lükkan nüüd seda asja, aga ma ei tunne, et see mulle vastu lükkab. Ja ma löön mingit palli, eks ole, seda põmpsu läbi käe nagu ei käi. No täpselt, see haptilist tagasilet sa võid saada seda värinat ja Valve'il on siis tulemas need Knucklesi puldid, mida sa hoiad nagu pihus, kus on igat individuaalset sõrme nagu ta saab aru ja sa saad seda pigistada ja ta vist pigistab vastu või. Hakkan klaverit mängima ühesõnaga VR-is. Teoreetiliselt see on võimalik, ma ei tea ainult, kas sa tahad. AR-ist saab küll klaverit mängida, kui HoloLens 2 tuleb, seda need demosid. Jah, AR-ist me räägime ka, aga kas mul oli selline kogemus tõesti paaripäevane kogemus selle kostiga, et on jube kihvt asi ja jube kihvt tõenäoliselt kuhugi peole kaasa võtta või jube kihvt näidata inimestele. Aga mul ei ole kaugeltki ikkagi seda tunnet, nagu Gregor siin küsis, et kas ma oleksin seal mingit tohutut eepilist mängu mängimas 60 tundi järjest, et ta on nagu mõnes mõttes valmis, aga ta on ikkagi üks suur demo. Veits nagu Wii Sportsi probleem, jah? No mingi jah, kuigi seal
Wii-sports oli veel nagu selles mõttes nagu sotsiaalne, et sa said ikkagi, sa oled teleka ees, teised näevad ka, noh, et see on selline sa nagu kogemus. käestada telekasse ka kusjuures või telefoni ja Questi pilti. Et teised näevad siis kõrvalt, mis sa seal virtuaalruumis teed või? Jaa, telefonis on tegelikult isegi päris lihtne, aga selle Chromecast Ultraga mul õnnestus ka monitori peale täiesti normaalselt käestida. Aga noh, see on võib-olla veidi keerulisem tegevus, aga no põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus, et ikkagi lõpuks on see sisu see, mis nagu määrab selle, kas seda seadet kasutad või ei, aga see, et te mainite nagu, et selleks, et nagu mingi seade on hea, mingi mänguseade, et siis peab kindlasti vähemalt 60 tundi mingis mängus viibima, et mul on natukene hakanud tekkima tunne, et võib-olla VR-is see nagu ei olegi vajalik, et Beat Saber puhata mängida podcastis valisin selle oma aasta mänguks eelmine aasta, nüüd ta on aasta aega väljas olnud, see on niisugune mäng, mis ma ikkagi hüppan jälle tagasi ja teen mõned raundid ja niisugune hea ajurestartija nagu ja aasta ajaga ma olen seda kokku mänginud, ma vaatasin, Steam näitab 16 tundi. Ei ole eriti palju. Siis nagu võrreldes mõne teise mänguga, kuhu võib kuluda 100 või 1000 tunde isegi inimestel, ma ei mängi kunagi 1000 tundi ühte mängu, aga mis nagu tundub ikka väga vähe, aga sul ei olegi väga rohkem vaja, et no kaua see üks lugu kestab, nagu 5 minutit, et hüppad sisse, saad omal pulsi üles ja nagu sellest piisab. Väike aeroobika on tehtud, jah. Et noh, mitte et nagu iga VR-elamus peab olema aeroobika, aga mul on tunne, et hea VR-elamus on niisugune, mis on nagu lühike, kontsentreeritud, intensiivne ja kus sa kasutad oma keha. Sest et praegu just lõppes E3 ja minu meelest E3 VR-mängude, mis välja kuulutati, on nagu täielik pettumus, et need on kõik põhimõtteliselt nagu tavaekraani mängud, mis on öelda nagu porditud või üle viidud VR-i, et nagu siin on üks tavaline tulistamismäng, siin on üks tavaline stealth-mäng, siin on tavaline mõistetusmäng, et no, miks ma ei või need ekraani taga mängida. Et see, mis VR-i teeb unikaalseks, ma arvan, peaks olema just see, et sa kasutad oma keha nagu igatpidi ja sa oled nagu täiesti füüsiliselt seal sees. Kuidas VR-is multiplayeriga lood on? Mingil hetkel algusaegedel seda just eriti ei olnud, kas asjad on nagu paremaks läinud? Ma saan aru, et CS-kood seal veel kahekesi kellegagi mängida ei saa või tiimiga, aga on sinna tekkinud midagi sellist, mis sulle ka, et noh, sa ei istugi üksi kurvalt oma toas kuskil ja ei vaata oma kastikest, vaid et noh, saad ikkagi sotsialiseeruda ka teiste inimestega. CS-Ghost on üks päris lähedane analoog, on Pavlov ja Onward on kaks niisugust tulistamismängude niisugust kullastandardit, mis on täiesti mitmikmängus ka mängitavad ja kus mind hävitatakse päris kiiresti, kui ma sinna sisse lähen, et on kindlasti palju inimesi, kes on sinna väga palju tunde ikkagi pannud. Onward tuleb ka Questi peale millalgi, et saab näha, aga ma ütleks, et niisugused koostöömängud töötavad ka ikkagi väga ägedalt VR-is. Aga kas sa usud ise, et see, ma vaatasin müüginumbreid, on ju, et ja ütlesin üldse VR peakomplektide, et need on täna ikkagi üksikutes miljonites aastas, on ju, samal ajal kui näiteks nutitelefone, noh, ei ole õiglane võrdlus, aga ikkagi ma lihtsalt toon numbrite mõttes ära, et müüakse vist kaugelt üle miljardi aastas. Et need ei ole mitte kuidagi võrrelda, me ei saa kuidagi öelda, eks ole, et VR on noh, massides või populaarne, või ta ei ole seda. Et millisena sa näed seda tulevikut? Kas sa ikkagi usud, et me jõuame sinna, et nagu igal inimesel on nutitelefon või nagu väga paljudel on PlayStation, on neil ka see VR kuskil kodus, või see jääbki ikkagi selliseks, et ma olen mingi teenusepakkuja juures, ma ei tea, on mingi mängude salong või ma ei tea, mingi koht, kus on need komplektid ja ma siis käin mängimas. No see põhimõtteliselt on juba juhtunud, et ma ei tea, kuidas teiste linnadega on, Tartus ka kindlasti, aga Tallinn on täis ju virtuaalreaalsuse mänguarkaade, et nagu selles mõttes see on juba juhtunud, et virtuaalreaalsus tõi nii-öelda nagu mängutubade tagasituleku, et see on juba käes ja kui käia igasugustel konverentsidel ja asjadel maailmas VR-iga seoses, siis selline location-based VR on nagu kindlasti üks asi, millest väga palju räägitakse ja mida ma ka ise teen oma päevatöö raames. No muuseumitele, konverentsidele, niisuguseid nagu elamusi, location-based, sul on alati see eelis, et nende nii-öelda nagu setup ja need lisaasjad võivad olla nagu keerulisemad, et sa võid mingi asja peal kõhuli olla ja lennata ringi ja samal ajal tuul puhub sulle näkku ja niisuguseid sotsiaalseid elamusi ka, mis ka mõnes, vähemalt ühes Eesti baaris on sellised olemas, Kristiine keskuses. Aga mis puudutab tulevikku, siis mulle tundub, et kõige paremas positsioonis praegu tegelikult on Sony. Sest et kui PlayStation VR välja tuli nüüd mõned aastad tagasi, see tundus mulle ikkagi täiesti mõttetu seade, et küll need puldid, mis oli PlayStation Move kontrollerid on mingid 7 aastat vana tehnoloogia, need päris kehvad, pluss kasutaja mugavus, ma lugesin kokku, PlayStation VR-il on 13 kaablit
mis sa pead panema nagu enda ja peaseadme vahele. Või noh, kogu see, mis selle kasti küljest kokku on. Aga nad on suutnud neid müüa üle 4 miljoni ja mis tähendab see, et 100 miljonist PlayStation 4-st siis noh, põhimõtteliselt praeguseks võib-olla juba 5% on nagu olemas, mis tähendab, et nad on suutnud luua olukorra, kus sinna mängude loomine on arendajate jaoks atraktiivne ning nad on suutnud sinna saada nii hea mänguvaramu, et selle ostmine on ka nagu kasutajaks atraktiivne. Pluss nad kulutasid välja, et kui tuleb PlayStation 5, siis see toetab vana PSVR-i, sinu mängud tulevad üle ja millalgi tuleb siis ka PSVR 2. Nii et ma arvan, et kui see juhtub, siis on nagu see hetk, kus seda ma tahan, see peab juba mul kodus olema, praegu mul PlayStation VR-i kodus ei ole, sest mul on Oculus ja Vive ja Oculus Quest nagu sa töötad selles valdkonnas? Ma töötan selles valdkonnas, aga ma ei tunne vajadust, et mul ka nagu mänguentusiastina, et mul nagu see PlayStation VR ilmtingimata peaks olemas olema. Ma olen muidugi ka lollilt oodanud, et mingid asjad nagu Resident Evil 7 või Tetris Effect, et need tuleksid PC peale, aga ei tule. ja ühel hetkel tuleb see ilmselt tankida, aga ma arvan, et siis kui PSVR 2 tuleb, siis me näeme ilmselt nagu tõelist plahvatust. Okei, me teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me räägime Rein Sobeliga siis virtuaalreaalsusest ja tahaks rääkida nüüd ka AR-ist ehk augmented reality'st, mis eesti keeles on liitreaalsus, et vahe on siis selles, et VR-is sa paned selle kubaka endale pähe ja oled täiesti teises maailmas. Vaatad seal ringi ja liigutad käsi ja AR peaks siis olema see, mis kuvab seda virtuaalmaailma, pärismaailma peale mingis mõttes. Ja seal on ka mingid huvitavaid arenguid toimunud, eks ole, et Apple, Google mõlemad on väga tugevasti paadis ja viimane uudis, mis ma vaatasin, oli see, et Google'i otsingus on näiteks, kui sa otsid mõnda looma, näiteks tiigrit või hunti, siis ta pakub sulle, kui sul on vastav telefon, ehk siis sisuliselt mõni uuem telefon, siis ta pakub sulle võimalust välja, et aga vaata seda tiigrit nüüd elu suuruses oma toas näiteks. Ja otse Google'i otsingust, midagi installima, midagi tegema ei pea. Kas mitte Google Maps'ile tulnud ka mingi AR-rakendus? Jah, seal on ka, ja mingid sellised asjad ka, aga see on ka, ma ei tea, ma ei suuda kuidagi, ma vaatasin, kõndisin ümber selle tiigri oma elutoas natukene, ta näeb välja ikka selline väga joonistatud, kui see 3D kobakas liigutab vuntse ja aeg-ajalt uriseb, ja me oleme näinud, eks ole, need iPadi ja iPhone'i mängudemosid, et kus sa saad Minecrafti mängida näiteks oma toas, oma diivani laua peal või mingit lossi ehitada, aga seal on see probleem, et kui paljud inimesed tahavad vahtida seda asja niimoodi, et sul on nagu see raske iPad käes ja sa kõnnid ja vaatad iPadist siis oma lauda, et ei ole ka see nagu minu meelest edasi liikunud või sa vaidled? Ma korra täpsustan, see Minecrafti asi ei ole ju veel väljas. Ei ole minu teada, demod on väljas. On näidatud laval kuskil, ütleme. Talle näidati laval minust juba mingi 5 aastat tagasi, John Carmack teestles entusiasmi seal mingite asjadega, aga vist see suvi tuleb see Minecrafti AR-i asi ka välja, mille kontseptsioon on minu jaoks siiamaani väga segaseks jäänud. No kõik ütlevad, et see AR läheb käima siis, kui meil on täiesti tavalised prillid. Et me need ei erine, me ei ole mingisugused suured 2-kilosed kobakad, ei maksa 2000, see on tavalised prillid ja sinna võimalik kuvada siis nii-öelda virtuaalmaailma, pärismaailma peale. No see ongi, et telefon ringi käia ja maailma läbi telefoni kaamera vaadata on ikkagi suhteliselt tüütu, et ilmselt see kasutaja mugavus või seda frictionit on praegu veidike liiga palju. Aga ma muidugi toon alati selle võrdluse, et kui sult küsida mingisugune keeruline arvutustehe või mingi spetsiifiline fakt või teekonda kuhugi, siis sa ikka vaatad seda ilmselt oma telefonist. Et selles mõttes meie mõistus on justkui nagu augmenteeritud juba. Ainus asi, mida need prillid nagu teevad, on see, et nad võtavad ära selle faasi, et ma panen oma käe tasku, võtan välja oma telefoni ja vajutan siin asju, et seda ei peaks justkui nagu kunagi tegema. Seal tuuakse mingid selliseid näiteid selle AR-i kohta, et ütleme, et sa lähed, ma ei tea, Pariisi ja sul on need prillid peas. Ülehomme lähen. No võt näed, siis paned, sul on oma tavalised prillid või lätsed või ma ei tea, mis iganes, sul on kõnni mööda tänavat ringi, eks ole, ja siis näiteks, ma ei tea, kohviku kohal hõljub siis TripAdvisori hinnang. Vaatad lihtsalt või ma ei tea, Gregor tuleb tänaval vastu. Kes jaksab kanda mingisuguseid kilosid prille peas? No vaata, kui need on tavalised, need ongi nagu, need ei erine millegi poolest sinu Google Glassiga üritati seda teha ju. Kõik teavad, kuidas sellega läks. Aga seda ma nagu isegi natukene usun. Google Glass oli nüüd tegelikult vist 8 aastat tagasi või? Ja no need kõik on väga, ma vaatasin, ma esimese Oculus'e ostsin 2013.
mis on hakkab ka 7 aastat saama. ja see oli DevKit, see ei olnud ametlik. jah, aga et kas sa usud seda, et me seda AR-i prilli võlumaailma üldse lähema, ma ei tea, 3-4 aasta jooksul näeme või hetkel ma ütlen, olles tehnoloogia uudistega igapäevaselt kursis, mitte kusagilt sellist asja ei paista. No vaat, ma arvan, et praegu see tehnoloogia ei ole veel valmis. VR-i kohta võib öelda see, et ta on valmis, ta on poelettidel, sa võid minna praegu poodi ja osta ühed VR-prillid. AR-iga on see, et et sa saad läbi telefoni nagu asju teha, aga et kui need peaseadmed lähevad piisavalt kergeks, piisavalt mugavaks, piisavalt odavaks, siis ilmselt mingi hetk see murrang toimub, aga need murrangud on alati nagu õigete asjade kombinatsioon õigel hetkel, eks. Et kas nüüd Apple sellega hakkama saab, kui nad oma AR-prillidega tulevad, mis on avalik saladus, et neid toodavad, minu arust mingi paarsada inimest töötavad selle peal juba mitu aastat, eks Tim Cook ise ei ole isegi kinnitanud. Ei mingid vihjed käivad kogu aeg või mingid jutud, aga No 2020 on see, mis nad on nagu sihtmärgiks võtnud, aga ega nad ei ole nagu seda ametlikult nagu niimoodi välja kuulutanud. Apple'i teemal saab kohe jätkata ka sellega, et kui Henrik, sa mainisid, et sa ei taha, et sa mingil hetkel võib-olla saad käia mööda Pariisi ja vaadata TripAdvisori reitingut, siis tegelikult Apple on juba mingil määral selle AR-i nagu rakendanud nagu ka kasutatavalt, pean silmas siin seda iPhone'ide Measure appi, mis mõõdulinti, ja mis töötab nagu väga-väga pädevalt, mul oli vaja ükskord osta riiul, siis ma käisin, mõõtsin oma toa seinu üle, sellega vaatasin, igaks juhuks mõõtsin mõõdulindiga üle, et et äkki ikkagi valetab ja ei saa usaldada sellist asja kohe, aga täiesti perfektne, sellest ajast alates nagu saab suhteliselt ikka igapäevaselt kasutada, kui on vaadata, kui suur mingi asi on, kui suur on A4 leht, kui ei viitsi guugeldada. Seal seda potentsiaali on, eks ole, et kui ma oleks täna mööblikaupmees, et siis ma võib-olla väga tõsiselt mõtleks selle peale, et mu diivanid oleks ilusti mingis äpis olemas, et inimene läheb oma koju, vaatab, et kuidas jääb. IKEA vist investeeris sellesse väga varakult, aga ma ei tea, kui hästi neil läheb sellega. Me korra proovisime, oli nagu, aga ei ole ka. VR-rakendus, mida ma reaalselt ei saanud töölegi. et ühesõnaga, saate lõpuks me ütleme, et töö käib, ma saan aru, jah? No AR... Aga läbimurret... Kui ma nüüd korraks olen evangelist, nagu alguses üritasin mulle evangelisti tiitlit pakkuda, et siis AR nagu võib selles mõttes olla ühel hetkel läbimurre, et nagu internet, nii nagu me seda teame, et me jõuame internetti läbi nelinurkse ekraani, et see tuleb sulle pähe. Et sul on nagu kogu maailma informatsioon kogu aeg kättesaadav igas hetkes, kogu aeg ilma tegemata rohkem kui sõrmenips, see loomulikult see tuleb, kuidas see saab tulemata jääda, et see kindlasti tuleb ja muudab meie elusid, aga kui kiiresti ja kes selle läbimurde põhjustab, et see on kõik veel veidikene segane. Nii, sellega me saame oma saate siis lõpetada. Igatahes Oculus Questi mängusõpradele mina julgen soovitada. Ta hinnapunkt on kuskil umbes 500 eurot vist või? See USA hind on $400, aga eks ta mina ostsin Saksa Amazonist näiteks ja tuli ilusti kohale mõne päevaga ja täitsa töötab, et ei olnud mingit probleemi. Nii et kes soovib midagi uut proovida, see mulje on ikka väga kihvt tegelikult. Paned selle pähe ja lihtsalt nagu sa oledki täiesti teises maailmas. Väga lihtne on meie aju ära petta, uskumatult lihtne. Et sa tead, et see ei ole päris, aga see näeb väga päris välja. Igatahes, digitund on tänaseks läbi, aitäh kõigile ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.